Tauri kvalifikatsiooni 4. aeg, kuidas sa ise rahule jäid? Ma isegi ei teadnud, mis mu aeg oli, et hetkel kuulen ja ütleme nii, et olen väga rahul selle ajaga. See oli su esimene motospordialane võistlus. Miks sa just täna otsustasid sõitma tulla? Motospordi alla läheb ka autosport, autospordiga olen kunagi tegelenud, aga mootorratastega on täiesti esimene kord ja ma ei tea, väga lõbus on, väga põnev. Kuidas sa ringraja alale nii-öelda sattusid? Kuna mootorrataste seljas oleme me juba lapsest peale, et siis ja tänavasõite me teeme igapäevaselt, et siis oligi nagu loogiline samm see, et me proovime, kuidas on ringrada sõita, et kas tänavaoskused annavad ka midagi siin ringraja peal juurde. Ja siis tulid sellised huvitavad juhused lihtsalt, et kuskil keegi näitas, et näete, et on selline ringraja koolitus algajatele, siis mõtlesime, et võtame ühendust, osalesime, saime sealt sõeluuringu sellest hulgast massist sõeluti meid välja, võeti vastu, käisime koolitusel ära ja öeldi, et tulge siia ka ja siia me jõudsimegi. Et miks ma räägin me, et siis mul on vend ka, kes siin täna osaleb, et siis me vaatame, kuidas rajal läheb meil. Kas vennaga sõidate samat klassi? Jah, klass on sama, kogemus on laias laastus sama, rattad on väga erinevad ja eks siin saabki näha, et on kindlasti sõiduoskused natukene erinevad, hulljulguse erinevus ja siis rataste erinevus ka, et see kõik mängib siin tulemustel rolli, aga me anname enda parima ja vaatame, mis tuleb, et lõbus peab olema enne kõike. Milliste mõtetega sa järgmisesse sõitu lähed? Ma loodan, et tühja peaga, et siis on võimalikult lihtne puhtalt keskenduda ainult sellele, mis ees ootab, et ei ole ju hakata mõtlema siin üle nende asjadega. Seda enam, et kuna ma olen harrastaja, siis ma ei oskagi seal midagi ette mõelda, et siis ma arvan, et tasub tühja peaga minna. Tauri, sinu esimene võistlus mootorratta peal tehtud, kuidas emotsioonid on? Väga põnev on, ma arvasin, ma ei teadnud, et ma siin teistega olen, et kuidagi Jule Kitsas oli alguses. Tegelikult oli väga põnev, et on millest õppida. Sa sõitsid suure osa ajast pundis teistega koos, kas see oli pigem ebamugav või kannustas sind kiiremini sõitma? See sõltub, kus maal seal, mis ajahetkel seal oli, et mingi hetk tundus, et keegi oli natuke aeglasem kui mina, aga ma ei osanud seda möödasõidu hetke valida, et ei ole selles alas nii pädev ju. Aga kui sealt mööda sai, siis ees läks üks päris tempokas ja temal andis ikka sabas püsida, et see kannustaski, et vahepeal sain talle sappa ja siis jäin jälle maha, et siis ma proovisin nagu teda järgida seal ka, et see aitas palju. Seega suuresti näed seda kui arengut? Jaa, muidugi, et see kõik kogemus, mis siin on olnud, et see on väga palju õpetanud juba. Et esiteks enda enesekindlust kasvatanud, teiseks enesekindlust masinate vastu, eriti veel rehvide vastu, mis on nagu täiesti hämmastav, kui hästi need asjad võivad pidada. Ja lisaks ongi, et oskused ka, et kindlasti tuleb kasuks ka argielus. Kus sind järgmisena võistlemas näeb? Kui päris aus olla, siis Leedus ühel teisel üritusel, aga mis ei ole üldse mootospordiga seotud. Aga kes teab, ehk järgmine rahvaüritus olen ka siin kohal. Et miks ka mitte.